Mul on seda väga raske nagu öelda, see on niivõrd spekulatiivne, eks, et me oleme kõik ju tervikuna targemaks saanud, et ma arvan, kui mul on õigesti meeles, siis võib-olla selle kohtuniku, esimese astme kohtuniku proua taust mõjutas teda ja tollel hetkel jah, see arusaamine Vene Föderatsiooni tegevusest oli natukene Eesti ühiskonnas sinisilmsem küll, et okei, selles asjas on õigusrahu saabunud, aga jah, muidugi mina selle kohtulahendiga absoluutselt nõus ei olnud, et oli ju ilmne, et need inimesed soovisid seda tagajärge, kas nüüd otseselt või kaudselt, et nad pidid möönma, et sellised üleskutsed ja kihutamine rahutustele, et see võib selliseid tagajärgi põhjustada. Eks seal tuleb tuhka pähe raputada, ma küll seda ise ei menetlenud ja et ilmselt me oleks Kaitsepolitseiametina saanud seda asja paremini menetleda. Aga ma arvan, suures laias laastus pigem oli selle asja puhul jah, see selline ühiskonna polarisatsioon, mis ei andnud adekvaatselt seda asja lahendada, et mul oli ka selliseid vestlusi nüüd nimetamata konkreetseid kohtunikke, need oli nii Riigikohtus kui ka erinevates ringkonnakohtutes, kes näiteks arvasid, et kohus sellise õigeks mõistmisega lõi nagu sellise kodurahu või ei andnud nendest tegelastest tekitada märtreid. Ma ei ole sellega üldse nõus ja minu meelest on nagu väga kahetsusväärne, et see asi ei jõudnud Riigikohtusse. Ta ju lõppes ringkonnakohtu lahendiga, et see oli selge, et see oli selline Venemaa pikaajalise manipulatsiooni tulemus ja eks ta selles mõttes, ma isiklikult arvan, on ka õppetund, mis on lõpuni käimata. Et ega sellest ju riigi tasandil mina vähemalt ei tea, võib-olla seda tehti, aga selliseid tõsiseid nagu õppetunde, ma mõtlen poliitilise juhtimise koha pealt, neid minu meelest ei tehtud, ja ma julgen seda sellepärast öelda, et ma olen ka endise peaministri Andrus Ansipiga sel teemal natukene kunagi vestelnud, aga ma ei saa avaldada neid põhjuseid, miks ta arvas, et sellega võib-olla ei ole vaja edasi tegeleda, eks. Et ametkonnana kindlasti me tegime väga tõsised järeldused sellest ja nagu nende 4 kangelase hilisem elu on näidanud, et ega neil see elu liialt hästi ei ole kulgenud, et nende tegevus, ja see ei ole mitte kättemaksu teema, vaid ütleme, et ennetada nende edasist sellist tegevust Eesti riikluse ja kodurahu õõnestamisel, eks. Et osad on alaliselt Eestist ära ja nii edasi, eks on ju. Nii et küllap jah, praegusel hetkel oleks asjad teisiti, aga ma arvan ka, et ega laias laastus need olud, mis olid, mingisugused rahutused oleks ikka tulnud, suuremad või väiksemad, sest et see emotsioon oli nii üleval. Aga tõenäoliselt need asjad oleks lahenenud kuidagi teisiti. Et ikkagi peale Gruusia sõda ka, mis järgneval aastal oli, on ju 2008, et kapo tollaegne juht ja juhtkond tervikuna ikkagi hakkas käituma oluliselt jõulisemalt ja agressiivsemalt selliste riigivaenlastega.